jah, ei tea, kellel see vanast telefoni oli, telefoni peal mitte kellelgi olnud. Meil olasime 2 otsaga majas. Teisel pool oli Mökuminde ja Kopaäti. Kopaäti oli kommunist ja Mökuminde oli baptist. Nendel oli telefoni ja mul oli see eluaeg meeles 94259. No aga mis sellest kasu on? Selles kohas, kus ma olen, pole telefon olnud. Aga mina ei tea, kuidas moodi see võimalik oli, aga mina sain alati omal ajal nagu häälsõnumi. Ja see häälsõnum kõlas niimoodi, Margus, tule koju, tööd on nii palju. Ja mina igatahes koju tulin. Tavaliselt oli see alati suviaegu. Ja meil oli mamma ja ema oli ka. Ema oli kooliõpetaja, tal oli suured pikad vaheajad, oli Hiiumaal ja meid oli 2 sort kirsipuud. Eriti kõrged nad pole olnud, aga nad neid marju sealt otsast kätte ei saanud. Ja siis pidi Margus maailma otsast kuskilt tulema. Ma tulen koju, mamma ütleb ka, noh, tulid kodu või õhtuse kiirbussiga. Ma ütlesin, jah, ma olen kodus nüüd ja täna ei tee enam mitte midagi. Puhkame ja ma heitsin mamma reformpoodisse pikali. Mamma kaua aega pidanud vastu, ütles varsti, et Margus, kuule, hakkame raha lugema. Mine võtta sealt kapist marmeladikarp välja. Vaatame, palju mul on. Ma võtsin kummipaela marmeladikarbil ümbert ära. Mammal oli see raha täis, ütles, näed sa, mul on nii palju sul on? Ma annan kõik sulle, natusetan endal ka. Mul ainult, mis mul vaja on vana inimesel? Piimeleibi ja võid. Võid ma sai alast Hiiu käest, eks ole, piima sa passifirma käest, tal on väga hea lehm ja õnneks suuremise poodides ikka veel leibe müüaks, seda ma saan. Siis ma kõiveldasin selle raha enda taskusse ja elu läks edasi. No ma olin ikka päris mamma poiss, ega seal pole mitte midagi ütelda. Ma olin pesin poiss ja ma mäletan, esimesed mälestused, mis asi mina mäletan, mamma ütles ikka, et tead sa, Margus, sina olid nii viletsa tervisega, sina sitt oleks lihtsalt ära surnud. Poleks mina sind riisi tummi peal üles kasvatanud. Tead, see on sul pisin, sul äbarek, me hüüdsime, see on ju kortsuke. Ja tead sa, Margus ka, seda päeva ei olnud. Seda päeva ei olnud, kui kiirabi masin meite väravas ei seisnud. Ma mõtlesin, kas tõesti või? Ma tõesti ei ole selle statistikat teinud, kuidas selle asjaga oli, kas 62. aasta maikuus oli suurem suremus Hiiumaal kui tavaliselt, sest ma ütlen, üks kiirabimasin oli kogu aeg meite väravas. Külarahvas ikka räägib, et mis asja sa sellest suurest poisist nuumud, mis asja sa talle teed? Ma mõtlesin, tead sa, meite Margus on nii vilets ja kätsu, ta ei saa ise midagi tehtud. Tead sa, pane talle leib lauale, pane nuga kõrvale, ta ei saa tükke küljest ära, ta sureb nälg ära. Ja niimoodi see mamma mu kogu aeg tegigi. No mõtle, ma olen pisine poiss ja mamma võttis ka kuivatud lesta kätte, tõmmas selle naha pealt ära ja siis vileeritud voblad lõikas mulle siit ja viskas näksti. Ja näksti üle laua ja ma teisele poolt tegin nolps, panin kõik asjad suhu. See on tore lapsepõlv mul.